No tõepoolest, täna õhtul on Eurovisiooni teine poolfinaal ja Eesti on võistlustules, mis me teeme. Me loomulikult uurime, kuidas Malmös läheb. Niisiis tervitusi Malmösse ja kuidas teil läheb? Tere, ilusti. Päris hästi läheb, jah? Vähem, jah. Ei kurda. Ei kurda. No rõõm kuulda, et ei kurda, aga Eurovisioonil olete olnud juba nädal aega, et võtke nüüd kokku, mis on selle aja tipphetk olnud? Mul on ikka tipphetked suhtlemised teiste artistidega, teiste muusikutega. Näiteks, kes on Joosti loo taga, see produtsent, temaga rääkisin pikalt. Ja Armeenia muusikutega, Norra muusikutega. Kõik see on väga mõnav. Kogu see 2 nädalat ongi üks suur tipphetk olnud. Me ei oska nagu midagi välja tuua. Ühte. See baar on lahe, mis me leidsime, see Piivo. See on meil kodubaar. Kodubaar on iga päeval me jäänud seal. Iga päev käime baaris. Täna ei ole jõudnud ainult. Täna vist ei lähe. Ei jõua, jah. Aga miks see teile meeldib? See on Tšehhi omaniku baar. Seal müüakse ühte sorti õlut. Selle õlu nimi on Piivo. Ermeliini saab ja Utopenšit ja ülisõbralik teenindus ja head kuljaši. Kuidagi oleme oodatud sinna. Vähemalt antakse nagu valetatakse võib-olla, aga meid oodatakse kuidagi sinna kogu aeg. No te olete pidanud andma ilmselt juba 100 intervjuusid. Mis on see kõige imelikum asi, mida teie või siis Eesti kohta on küsitud? Üks küsis Redditis, et kas me pigem katkeleks 50 pardi suuruse tonsiga või 1 tonsi suuruse pardiga. See oli päris naljakas küsimus. Mis sa vastasid siis talle? Ma vist mõtlesin, et me annaks neile puskarit ja et saaks sõbrad kõik. Et miks me peame kaklema nendega? Ainsat on ju? Jah, ainsat, jah. Te lähete lavale 13. Kui ebausklikud te ise olete? Mina ei ole. Mina ei ole. 13 on väga mõnus number ja number nagu kõik teisedki. Mingit vahet ei ole, millal sa esined seal. No seda on kindlasti palju küsitud, et kuidas hääled vastu peavad ja see on üks asi, eks? Aga kuidas peab vastu Lancelotti Varvas? Lancelotti Varvas läheb järjest paremaks. See vist kasvas kokku enam, et enam ei ripu. Et neil on oma koha peal tagasi. Ta sidus seda teipis mingi isoleerpaelaga. Alguses oli koledat värvi küll, et me kartsime, et kurb ka ju, kui ühe jalaga Lancelot. Ei, nagu ta praegu kilus ei ole. No mingi päris platu jalg ei ole, aga läheb paremaks. No siit kaugelt paistab, et sel aastal sellist õiget võitja favoriiti nagu ei olegi. Aga kuidas teile seal koha peal tundub? Joost. Tegelikult Horvaatia on vist favoriit mingis mõttes. Joost on favoriit. Nemo on ka favoriit. Itaalia favoriit. Et seal tegelikult on päris tie rebimine on ees, aga mulle tundub, et Joost on kuidagi nagu siuke... Meie lemmik. Ja ma arvan, et hästi palju lapsed hääletavad tema poolt. No ennustuste edetabelis olete te edasi saamise mõttes seal kusagil täpselt piiri peal. Öelge ausalt, kui närvis te ise praegu olete? Ei ole nagu eriti. No ei ole, jah. Et me ennegi nähtud neid, kuidas need tabelid valetavad. Sõro peal olemist. Ega me vist ei muuda midagi, mis me seal oleme. Loeb see, mis me teeme seal lava peal ja seda vist ei ole keegi otseselt näinud ja hääletanud. Nii et teeme asja ära ja siis vaatame siis, et kui läheb nii nagu ei taha, et läheks, siis on läinud. Siis on läinud, aga siis järelikult oli siit taul. Me hoiame loomulikult pöialt, et läheks kõik täpselt nii hästi kui vähegi võimalik. Aitäh teile ja edu!